see on obsidiaan. Aga see ikkagi ülejäänud on tulekivi. Et see on siis skandinaavia tulekivi, selline must ja hall, et Eestis nii suuri, siin on looduslik tulekivi. Ka samamoodi, et neil on siis sellist tükid, mis neil seal siis kriidilademete sees siis nagu kujunevad, et meil on siuksed, meie munakad on umbes siuksed. Need on rahvuslikud tükid ja siin on siis looduslikku, obsidiaani nukkelaused. Sellised samu tükkilaased. Niimoodi on löödud. Ja siin on tulekivi, see on püriit ja need on tulekivikillud ja siin on tael, ehk siis puutael või see, millega siis saab, mis võtab hästi nagu siis sädet enda külge ja tuleraud. Ja kui hoida siis ühes käes, mina ei ole saanud seda, ma ei ole põhimõtteliselt, ma saan sädeme kätte, aga põlema midagi ei saa niimoodi, nii et seda nagu ei ole mõtet niimoodi. Aga põhimõtteliselt kui hoida, siis tael vist peaks peal pool olema, siis ta hüppab sinna. Ja kui, et sädet on nagu näha, aga ma arvan, et ma hoian veidike valesti, ehk siis see säde ei hüppa sinna, kus ta peab. Ehk siis põhimõtteliselt peaks olema nii, et kui see säde hüppab see taela sisse, siis ta jääb kohe hõõguma sinna. Ja kui see hõõguv ja selle hõõguva taela tükiga siis nagu panna sinna näiteks seda hundinuia sisu, mis siin on, või siis mingit kuiva heina või midagi, et siis ta peaks nagu üsna hästi tulema. Ja selle kiviga põhimõtteliselt samamoodi töötab? Jaa, põhimõtteliselt see töötab tulerau asemel, sellel ajal, kui neil rauda veel ei olnud, siis sellega peaks saama. Ma ei tea, kas ma saan siit proovin. Jah, aga põhimõtteliselt püriit on nagu looduslik rauamaak, ehk siis, et see sisu, need, kes oskavad, need saavad seda väga ilus kätte. Kui võtaks selle peale, et kui elekter on ära, siis kuidagi saaks need kohvijoad. Ja siis harilikult on jahtekivil on väike nõgu sisse tehtud. Ja seal näo sees nagu... Ja, aga tuleb natukene vist ikkagi tugevamalt hõõruda, sest ega seal praegu ta väga hästi puruks ei lähe. Jah, kipub praegu. Kui hõõruda ei anna, siis tuleb peksta. Kui hõõruda ei anna, siis tuleb peksta. Mulle just tuli öelda, et peksmine hüppavad minema sealt ja ta ei päästa. Vilja jahvatamise tehnika jahve alusega ja vilja jahvatamiskividega. See on kõige vanem tehnika. Et meil kõige varasemad need jahvekivid on umbes 2800 aasta vanused. Ja seda tehnikat nad kasutasid umbes 1000 aastat, et alles viikingi ajal võeti kasutusele käsikivid. Aga käsikivid on tegelikult nagu samal põhimõttel, et sul on nagu 2 suurt kivi ja sinna vahele pannakse teravili, aga sa saad siis kasutada see pulka nagu, et sul on lihtsam seda hõõruda. Ja veskid tulid Eestis alles keskajal, aga veskid on ka nagu sama põhimõttel, et sul on veskikivid, mida siis tuulejõul või siis veejõul, mis ringi käivad. Aga jah, et kõige varasemad teraviljad Eestis, mis on leitud, on oder ja nisu. Ja umbes siis pronksi ajal hakkas teraviljakasvatus nagu rohkem levima Eestis. Soovite proovida? Jaa. See on päris hea alus, see on siuke sile. Võib võtta sealt peotäie ja võtta üks kivi ka ja proovida. Ta on raske, ma vaata selles mõttes, et äkki ta siis oma raske. See on päris hea kivi. Et kas hõõruda või siis blenderit tõesti ei olnud. Ja siin on ka, et tegelikult see on nagu minu arust natuke raske. Me nüüd vaatame. Aiani läheb vist siin ikka mitu nädalat. Ükskord leiba saab küpsetada. Aga just see, et ta ei ole sile selle pärast. Ja võib-olla tõesti see on väga hea, ei veni. Vaata see, kui sa teed ühe... Selleks, et tagasi saaks arutada, ära ei harjunud. See ja siit alt läbi. See, 2 tükki korraga. See ja see. Need. Ja nüüd alt läbi. Ja nüüd. Nii. Ja see asi peab siia tegema. Oota, see peaks siis peo sees olema tegelikult, võib-olla hoopis niipidi. Mina andsin alla. Ja nüüd jätame läbi selle. Siit. Issand. Oota, see tahab ikkagi nagu sättimist. Natuke nagu sättimist. Nii. See on päris hea tehnika juba. Nii. Ja nüüd tuleb... Järgmise.
nii palju samme. Aga mitte see, vaid selle aluse. Selle sa võtad, topid selle läbi pärast. Ja see tuleb siit. Ja see. Ja nüüd oli vaja ja see järgneb. Need kaks. Ja need kaks ja läbi. Läbi. Ja nüüd kogu aeg vaata all. Viga on see, ja, et seda, ja nii. See on kiviaegne tehnika, kõige varasemad on leitud juba sealt Iisraeli alad kiviaja lõpus. Et see on siuke kõige algsem soki ja selliste lõngast asjade tegemise tehnika. Põhimõtteliselt Eestis on ta ka olnud võimalik, et varem, aga esimene nõel on meil teada pronksiajast. Ja see oligi nagu 11. 12. sajandil tulid alles vardad. Et kõik selle aja muidu tehti niimoodi nõelaga. Ja ta ongi niisugune ringne tehnika, et temaga saab teha sokke, kindaid, mütse, kampsuneid, aga kõike nagu ringina. Et sel hetkel, kui tegumoed läksid keerulisemaks, siis tulid vardad nagu mängu. Ei, kas seal kuskilt viimane artikkel oli, et kuskil Kesk-Euroopast minu arust leidsid, et paaliraud oli sinna jõudnud. Kaua see nii aega läheb sulle, et sinna auk sisse saada? No igasuguste eksperimentide järgi on oletatud, et 25 tunniga peaks saama selle augu sisse. Aga kas sa ise oled ka saanud? Ei, me ei saanudki tookord. Me tegime ühes selles Hermi jaoks tegime, Eesti Rahva Muuseumi jaoks tegime seda filmi ja siis me filmisime seda kirve tegemist. Meil oli vist kas 8 või 9 erinevat inimest, kes siis iga natukese aja tagant vahetasime, et kõige kauem inimene suutis kuskil 45 minutit järjest vist puurida. Sest siis hakkas see asi niimoodi loperdama juba. Kristina. Ja. Siin ei ole otseselt nagu puurimine.